Head sõbrad, on küsimusi, mis ei vanane. Sõltumatult valitsustest ja valitsevatest ideoloogiatest on need alati aktuaalsed. Sellised küsimused saadavad meid nagu vari. Üks neist kõlab nii. Kui vaba võiks inimene olla ja kui palju võlgneb ta oma kogukonnale? Kas me kuulume kõigepealt iseendale või hoopis millelegi suuremale, perekonnale, rahvale, riigile või valitsevale religioonile? Püüame siis täna selles küsimuses kuidagi selgusele jõuda. Vaatame, kuidas näevad üksikisiku ja kogukonna suhet konservatiivid ja liberaalid. Ja lõpuks, kuidas see pinge on meid siin Eestis kujundanud. Alustame liberaalsest vaatenurgast. Moodne liberalism, mis kasvas välja selliste valgustusajastu mõtlejate peades ja kirjutuslaudadel nagu John Locke ja Stuart Mill, seab esikohale üksikisiku. Liberaalide seisukoht on lihtne. Inimene on esmalt isik, autonoomne subjekt ja alles seejärel oma kogukonna või ühiskonna liige. Liberaalide jaoks on kogukond pigem vabatahtlik leping, mis on loodud üksikisikute huvide ja vabaduse kaitseks. Sul on õigused, sõnavabadus, mõttevabadus, õigus elule ja omandile ja need õigused kaaluvad üles kaasasündinud kohustused. Inimene on vaba tegema peaaegu kõike nii kaua, kui ta ei kahjusta oma kaasinimesi. See lähenemine kaitseb kindlasti vähemuse enamuse surve eest, soodustab innovatsiooni ja piirab võimu kuritarvitamist. Kuid sellel lähenemisel on ka oma varjukülg. Kui absoluutne mõõdupuu on üksnes üksikisik, siis sotsiaalsed sidemed paratamatult nõrgenevad. Konservatiivid hoiatavad, et sellises olukorras muutub inimene juurtetuks tarbijaks, kellel puuduvad püsivad kohustused, perekonna ning ühiskonna tugi ja traditsioonidest tulenev autoriteet. Kuid ongi aeg anda konservatiividele nüüd sõna. Filosoof Edmund Burke lähtuvalt temast siis usuvad konservatiivid, et inimene ei sünni tühjale väljale. Ta sünnib juba olemasolevatesse struktuuridesse, perekonda, keelde, rahvusesse, usulisse pärandisse. Konservatiivide jaoks eksisteerib kogukond enne üksikisikut ja see ei ole lihtsalt paberil tehtud leping, vaid põlvkondade ülene orgaaniline tervik. Meil on kohustused oma naabrite, rahva ja perekonna ees. Niisiis tõeline vabadus ei tähenda vabadust kõigest olnust ja olevast lahti öelda, vaid võime toimida vastutustundlikult oma rolli piirides. Traditsioonid, kultuuriline pärand ja institutsioonid annavad meile identiteedi ning eluks vajaliku moraalse kompassi. Kuid siingi on oma ohud. Liberaalid muretsevad, et tugev kogukond võib muuta vabadust ja loomingulist sellist innovaatilisust lämmatada, õigustada ajaloolist ebaõiglust ja suruda maha isikupära. Kogukonna surve muutub siin niinimetatud pehmeks türanniaks, nagu on öelnud Friedrich Hayek. Peab ütlema, et suur osa ilukirjanduslikku loomingut ongi
pühendatud üksiku protestile või vabanemispüüetele pehme kogukondliku türannia vastu. Kuid on ka teine poolus, perekonda, rahvust või riiki esindavate kangelaste lood ja nende saatus. Tuleb tõdeda, et selles vastasseisus peegeldub ka meie endi lugu. Nii nagu Euroopa rahvaste, nii ka meie ärkamisaeg oli valgustusaja järelkaja. Tõsi küll, kohati juba rahvusromantilises kastmes. Kui me hakkasime lugema ja küsisime, kes me oleme, siis sündisid ka meie püüdlused saavutada sisemine vabadus, sisemine väärikus. Karl Robert Jakobson rääkis uuest väärikusest sõna otseses mõttes ja Jakob Hurt tuletas meelde, kui me ei saa suureks arvult, peame saama suureks vaimult. Rahvusliku ärkamise jaoks polnud enam ideaaliks oma rahvusest ja keelest lahtiütlemine, vaid ärkamine ja kasvamine koos oma rahvaga. Muidugi märkame, et tasakaalu leidmine üksiku ja kogukonna pingeväljas polnud kunagi ideaalselt saavutatav. Samasugust tasakaalu otsimist märkame ka oma usulises ärkamises. Vabakoguduste sõnum oli omas ajas küll oma olemuselt liberaalne selles mõttes, et lähtuti iga inimese isiklikust usust ja rõhutati südametunnistuse vabadust. Kuid sügavalt isikliku ning kogemusliku usuga kaasnes koheselt ka kuulumine kogudusse, kus valitses distsipliin, vastutus ja ustavus. Nõukogude okupatsioonirežiim püüdis üksikinimest uuesti massi sulandada, nõudes pimedat allumist valitsevale ideoloogiale. Ja mis siis juhtus? Just siis kujunes laulupeost, maakirikust, palvelast ja perekonnast paljudele nii-öelda see viimne pelgupaik ja vaikse vastupanu võimalus. Keset laulvat revolutsiooni nägime, kui julge võib olla üksik koos oma rahvaga. Nüüd võiks küsida, kus me oleme tänaseks jõudnud. Koos vabanemisega avanesid piirid ja turud ja me võime nüüd valida oma elukohta, identiteeti ja elustiili. Kahtlematult on toimunud liberaalse ühiskonna võidukäik, kuid ilmnud on ka uued probleemid. Kasvanud on üksindus ja kartus püsisuhete osas. Kas me oleme saanud nii vabaks, et me enam ei kuulugi kuhugi? See on pigem, mida tunnetus juba Anton Hansen Tammsaare, kes küsis, kui palju peab inimene teiste pärast koormaid kandma. Teiselt suunalt küsis aga Jaan Kross, kuidas jääda iseendaks siis, kui süsteemi nõuab allumist. Oleme jõudnud punkti, kus tunneme, et meie vabadust võivad lämmatada ka bürokraatia ja tehisaru keelemudeleid juhtivad algoritmid. Tahtmatult küsime, kas on olemas mingi usaldusväärne lahendus nendele pingetele. Ühte ajaloolist mudelit nende pingete maandamisel ja tasakaalu leidmisel on läbi ajaloo pakkunud kristlus. Ühelt poolt vaadeldakse siin inimest kordumatu isikuna, keda kutsutakse alati nimepidi, olgu selleks siis Mooses, Peetrus või Maarja Magdalena, ja nii kinnitatakse siin inimese absoluutset väärikust. Teisalt ei jäeta inimest ka oma pead. Inimestest luuakse kogudus, nad pole enam üksikud pimeduses säravad tähed, vaid moodustavad tähtkuju. Nad ei ole üksikud kivid, vaid neist ehitatakse
pühavaimu tempel, Jumala rahvas, Jumala perekond, kogudus. Iga täht taevas või kivihoones on siin unikaalne, kuid paigutub samas avaramasse looja nägemusse. Head sõbrad, võib-olla ei olegi meie ajastu küsimus enam lihtsalt see liberaalne küsimus. Kas ma olen vaba valima oma teed? Võib-olla tuleks rohkem küsida seda, mida küsib konservatiiv. Kas minu valikud tugevdavad või nõrgendavad seda kogukonda, kus ma elan? Või lõppude lõpuks, mis on eluks olulisemad? Juured või tiivad? On selgelt juurtetud kuivavad ja tiivutud ei lenda. Aga selline mõtisklus siis täna välja tuli. Kohtumiseni.